Tere tulemast kõikidele Tartu Ülikooli vilistlastele sellest või siis nendest teaduskondadest. Minu nimi on Maarja Pajusalu ja Arvutiteaduse Instituudis olen ma noorem teadur terviseinformaatika valdkonnas. Ja minu doktoritöö keskmes on siis visualiseerida just nimelt terviseandmeid ja meie töögrupp tegeleb siis Eesti terviseandmete viimisega sellisele ühtsele andmemudelile, et me saaksime üheskoos ja rahvusvahelises koostöös teha võimalikult palju edukat tööd. Siia mind kutsuti rääkima andmete visualiseerimisest ja ma pakkusin välja, et küsime, et keerukad andmed, kas pilt on selge. Ja viidates praegu eilsele emakeelepäevale on minu meelest minu töövaldkonnas väga tore, et meil on selline keeleline seos olemas, et kui me ütleme selge pilt, siis me mõtleme arusaadav. Nii et ma loodan, et visualiseerimine ja piltide loomine andmetest võikski anda seda, et me nüüd saame aru, mis seal keerulistes andmetes on. Ma alustan pildiga, mille autor ei ole mina. Kui ma alustasin oma doktori teekonda, ma olen siis 4. aasta doktorant nimelt hetkel, aga väljaspool doktorantuuri olen ma õppejõuna tegutsenud üle 10 aasta ja õpetanud infograafikat just nimelt seda, et kuidas me saame teha visuaale lihtsaks, selgeks ja nendega häid lugusid rääkida. Sattus mulle ette siis aastal 2021 selline pilt, on näha, et andmed lõppevad seal aastal 2020. Ma olen siit ära võtnud selle viite, et kust see pärineb või milline see pealkiri on. Aga ma küsiksin teie käest, kui te vaatate, siis mis te arvate, mida autor tahtis öelda? Mis on see sõnum? Mida need andmed võiksid meile rääkida? Võiksid olla vaktsineerimisega seotud viide tervisele ja see visuaal võiks ka viidata tervisele. Sel hetkel veel sinnamaale vaktsineerimine nii aktuaalne teema ei olnud, on ju, aga just sai muidugi. See ei ole see vastus, aga teisest küljest küsin, et mis selle tulba kõrguseks võiks olla? Oli vaktsineerimise pakkumine, mis veel võiks olla? Kuidas? Vereanalüüsid viitab kohe, et visuaal. See, kuidas on stiliseeritud pilt ja annab meile vihje teemast ja valdkonnast, mis see võiks olla. 5 aastat tagasi tegelikult alustati sellise päeva tähistamist nagu Naised teaduses ja antud skeemi pealkiri oli Naised teaduses, naisteadlaste arv Eestis. Ma ei tunne täpselt metoodikat seal taga, kuidas otsiti välja need naisteadlased, et millisest andmestikust see täpselt pärineb, on see siis töötajate register EMTA-s või on see midagi muud. Aga milliseid küsimusi see siis meil tekitab, et mis juhtus? Kuhu need naised seal kõik läksid? Me näeme skaala probleemi. Just. Ja õppejõuna visualiseerimise valdkonnas umbes selliste näidetega mina ka pean alustama täpselt nagu teisedki õppejõud selles valdkonnas. Ja küsime siis, et mis juhtus ja me näeme, et pildi peale on loodud justkui draama. Aga kui me paneme sinna külge skaala, mille tõttu me võiks öelda, et me parandasime pildi ära, siis me võime hakata mõtlema, et kui me nüüd ikkagi küsime, et mis seal allpool toimub, siis me peame seda pilti muutma. Aga probleem on selles, et visualiseerimise mõte on teha asi kiiresti arusaadavaks ja pilt, see, mida me näeme nende tulpade suuruses, on see, mis meile annab kõige kiiremini selle informatsiooni. Et öelda, et loe numbreid ja seal on kõik kirjas ja kõik on õige, ei ole antud juhul lihtsalt adekvaatne. Nii et kui ma paneksin siia ikkagi õige nullpunkti peale, mille ma siia ise juurde joonistasin, natukene korrigeeriksin skaala ümardamist, et teha pilti õhulisemaks ja selgemaks, siis kui ma tahaksin rõhutada dünaamikat nende muutuste vahel, siis võiksin seda toetada ka veel joondiagrammiga ja lõpuks öelda, et neid 2 graafikut võrreldes on näha, et ka lihtsal graafikul võib juhtuda, et andmetega räägitakse eksitavat lugu. Ehk need andmed ei pruukinud olla keerukad, aga väga lihtsas olukorras ka graafik iseenesest on selline, kus me peame pöörama tähelepanu, et jälgime reegleid ja joonistame korrektselt välja teljed.
puudu oli Y-telje informatsioon ja üks kindel rusikareegel, kui me tahame informatsiooni korrektselt graafikul näidata, on, me ei või seda ära lõigata. Aga alati on erandeid, mõnikord võib ka, aga siis peab olema väga tähelepanelik, kuidas sa selle info edasi annad, et see Y-telg on ära lõigatud. Ma näitan järgmist pilti. See on ka nii-öelda valmis graafik. Just nimelt selliselt. Ma ei ole teda sisse suurendanud. Andke käega märku, kui paljud teist seda pilti konkreetselt näinud on enda arvates. Ja mis siin peal võiks olla? Et kuidas tunne on, millised andmed selle taga võiksid olla? See on kliima soojenemine. Ja kui ma nüüd natukene siia lisainfot juurde panen, siis autor on loonud sellise graafiku, mis algab, me saame rääkida, X-telg vasakul algab aastast 1850 ja lõpeb aastaga 2018. Ja nüüd, kuna siin on näha, et on legend ehk värviskaala, mis ütleb, et millestki palju külmem või millestki palju soojem, siis kuskil on referentsväärtus ja see on leitud siis aastate 1971 kuni 2000 vahemikust. Ja selle suhtes siis valgest värvist jahedamad aastad sinisemaks, soojemad aastad punasemaks. Sellelt autorilt küsiti ka, et miks sa telgesid ei pannud. Ed Hawkins on selle autor ja ta ütles, et ju ma siis ei teadnud neid reegleid, aga tundub, et see polnudki probleem, vaid läks hästi. Sest selle graafiku eesmärk oli tekitada kõmu, tekitada diskussiooni ja panna inimesi mõtlema ning sellel teemal rohkem uurima. Selliselt disainiti autosid, kleite ja palju muud, millega inimesed liikusid ruumis ringi, mis tekitas teistes küsimusi, mis triibud sul siin on. Selle autoakna peal oli lisainformatsioon, kust inimesed jõudsid siis allikani, et vaadata, millega on tegemist ja mis andmed seal taga on. Lisaks on sellega valgustatud hooneid ja kindlasti tehtud veel palju huvitavaid projekte. Visuaalselt üsna lihtne, aga selle töö taust oli just nimelt tekitada kommunikatsiooni ja võikski selle näite kokku võtta, et kuigi neid telgesid ei olnud, siis me nägime, et publikule toimis hästi. Segadusest tekkis kommunikatsioon ja vestlus oli käivitatud. Ma lähen siit edasi enda teadustöö valdkonna juurde, kus minu ülesanne on ka luua selgeid pilte ja kasutada ära siis neid näpunäiteid ja nippe, et teha võimalikult hästi õigesti, aga ma arvan, et väga oluline on just nimelt edastada seda sõnumit publikule nii, et just antud publik selle sõnumi kätte saaks. Andmed, millega mina olen töötanud viimasel ajal, on meie Eesti rahvast ligi 150 000 inimese terviseandmed ja läbi 8 aasta. Kui neid kõiki andmeid kokku vaadata, nad tõesti on keerukad. Ja et siis selgitada, mida me teeme ja mida me sealt otsime, meie üks põhiline keskne küsimus on, kuidas on meie inimesi seni ravitud ja kas me saaksime kaasa aidata nende raviteekondade parendamisele. Ma olen siiani valmistanud paar erinevat tööriista, millega me saame vaadata, millised andmed välja näevad ja mis patsientidega toimunud on. Et ühte kasutusjuhtumit selgitada ja nendest andmetest lugu rääkida, toon ma näite enda tööst, me otsisime arstidega koostöös teatud testitulemusi ning sellele järgnevaid protseduure. Küsimus oli, kas meie ravijuhiseid on järgitud ja mis me sellest siis õppida saaksime, kuidas me saaksime seda ravi kvaliteeti ka arstidega koostöös veelgi tõsta. Me näitena vaatame 30–60 aastaseid naisi, kellele oli tehtud emakakaelavähi sõeluuringu test ja nad olid saanud mingi hoiatava või ohtliku testi tulemuse ning pidid jõudma teatud aja jooksul järgmisele protseduurile. Selle pildi peal ma olen lihtsustanud, teinud ülevaatlikuma versiooni enda tööriistas välja joonistatud ajajoontest, kus ma saan ka peale panna selle, et on ette nähtud aeg, millal see protseduur peab toimuma ja me nägime, et selles näidisgrupis või uuritavas grupis 72% naisi jõudis õigeaegselt protseduurile, aga mingil põhjusel iga 4. naine jäi ilma selle õigeaegse abita. Ma võiksin selle veel lihtsamalt kokku võtta ja teha ühe pildi, kus ma ütlen, et 100%-st 72
sai vajaliku protseduuri ja 28% jäi ilma õigeaegse abita. Kui ma tahaksin veel visuaali lihtsustada ja minna välja ainult ühe sõnumiga ja sealt edasi kommunikatsiooni arendada, ma võiksin ju ka nii öelda lihtsalt, et ma ei pea alati tegema graafikut ega visualiseeringut, vaid võib piisata ka ühest numbrist või ühest lausest. Ja minnes nüüd selle keerukuse natukene teise otsa, on sellel pildil siis minu kõnealuse uurimise ja tööriista arendamisega seoses avaldatud teadusartikli graafiline abstrakt. Ehk siis me praegu õpetame tudengitele ka seda, et palun lisaks artikli abstraktile ehk kokkuvõttele, miks ma tegin, kuidas tegin ja milliste oluliste tulemusteni jõudsin, palun visualiseeri seda. See on minu üks versioon sellest tööprotsessist, kus ma siis lisaks oma tööriista tutvustusele läbi kasutusjuhtumi toon sinna ette ka selle andmetega toimuva. Kust me nad saame, mis me nendega teeme, et ma saaksin teda oma tööriistas kasutada. Ehk keerukatest andmetest saame selgeid pilte luua, kui me võtame arvesse, millist sõnumit me soovime edastada ja parasjagu kellele. Ehk oma tööst pean ma oskama teha neid visualisatsioone väga erinevatel viisidel, arvestades, kellele ja miks ma olen kõnelema läinud. Ja siis kasutada ära neid nippe, mis on olulised graafikute ja üldise kommunikatsiooni või siis inimestega suhtlemise jaoks. Ma loodan, et see ettekanne ka teile mõned ideed sellisest valdkonnast andis. Ja kui ma ennast tutvustasin, ütlesin, et ma siin olen noorem teadur, siis väljaspool oma teadustööd olen ma suur disaini- ja kunstientusiast, nii et kui teile ka kunst, värvid ja pintslid võiksid huvi pakkuda, siis otsige hiljem koridorist ühiskunsti tegemiseks mind ülesse ja vaadake, kuidas akrüülvärvidega lõuendile saate ka teie oma panuse tänasest päevast ja mälestuse siia jätta. Aitäh teile! Aitäh! Ja lisaks aitäh teile, siin on minu uurimisgrupp, aitäh neile, kellega koos ma seda tööd siin majas teha saan. Aitäh! Nii, meil on saalis aega üheks küsimuseks. Nii. Kas ja kui palju te olete avalikus meedias märganud teadlikku manipuleerimist visuaalse statistikaga? Eestis võib-olla vähem, aga mida me kasutame ka õppematerjalis, on täiesti eraldi raamat How Charts Lie, ehk siis kuidas diagrammid valetavad ja seal on enamus näiteid president Trumpi esimesest valimisperioodist, ehk siis seesama telgedega mängimine ja millegi fookusesse toomine ja võrdlemine valedel alustel mõne teise andmetega on väga levinud, poliitikas väga levinud ja kindlasti seda juhtub nii teadlikult kui ka mitteteadlikult, ütleme, turundaja, kes tahab andmetega midagi teha, aga pole selle peale sügavamalt mõelnud, et millised vead võivad ette tulla. Et seda on, aga ma arvan, et valdkond üldse oluline kõigile just nimelt sellepärast, et me oskaksimegi vaadata, et mõnikord meiega võib-olla tahetakse meelega manipuleerida, et siis ise teadlik sellest olla. Aga seda levib tõesti. Aitäh! Ja tõesti, Maarjat näeb hiljem ka ühiskunsti tegemas. Aitäh! Aitäh! Nii, palun. Nii, annan selle.